vist üsna sarnased viinamarjad, aga Cabernet Sauvignon on natukene käredam, natuke kõrgema happesusega ja vajab pikemat küpsemisaega, eks ole, et see vein valmis saaks. Merlot on jälle annab sükest pehmemat, kiiremini valmivat veini ja siis ütleme niiviisi, et kui vasakkalda tegija, eks ole, leiab, et tema Cabernet Sauvignonist tehtud vein läheb liiga siukseks rämedaks kätte, et vaja on teda natukene pehmendada, siis ta paneb natukene Merlot juurde. Ja kui paremkalda tegija leiab, et tema Merlot tehtud vein on võib-olla liiga siukene tuim või iseloomutu, et vaja on talle powerit või kärtsu juurde anda, siis ta paneb sinna Cabernet Sauvignoni juurde. Niiviisi nad segavad teda. Aga nimeks jääb siis mis? Seal tähendab Bordeaux kvaliteetveinidel ei ole lubatud esimese etiketi peale viinamarja sorti kirjutada. Nüüd nad tagumise etiketi peale on hakanud kirjutama, aga ette pannakse ainult kas veini mõisa või veini nimi või eks ole, et sinna ei ole lubatud viinamarja sorti kirjutada. Sest nagu ma ütlesin, eks ole, et Bordeaux veinid üldiselt punased kõik tehakse, eks ole, 4 viinamarja segust. Põhiliselt on siis Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. Paremate, kallimate veinide puhul kasutatakse Petit Verdot ka. See on niisugune väga eriline viinamarja sort. Valged veinid, mis Bordeaux tehakse, valgetest viinamarjadest on lubatud, eks ole, Sauvignon Blanc, Semillon ja Muscat. Eks ole, et ka nendel suurtel messidel mõni asi lihtsalt ei tule enam suust välja. Kirjalikud tõendid, eks ole, veini valmistamise ja viinamarja kasvatamise kohta on pärit, eks ole, kust vanimad on Moosese esimesest raamatust, eks ole. Et kui Noa laev jäi Ararati mäele kinni, vesi taganes, siis Noa läks laevast välja, istutas Jumalauks viinamäe. Et enne seda ei ole kusagil mainitud viinamarja kasvatamist ja veini valmistamist. Ja nii, et tõenäoliselt sealtkandist see asi alguse sai. Hiljem siis need veini valmistamise oskused läbi Pärsia levisid siis Lähis-Itta, tänapäeva siin Iisraeli, Liibanoni aladele ja foiniiklased, kes seal elasid, vedasid siis veini ka teistele Vahemere randadele. Ja esimesed eurooplased, kes veini tegema hakkasid, olid kreeklased. Kuigi jah, ma ütlen, et kui kreeka veine maitsta, siis võiks arvata, et nad olid ühed viimastest, aga see ongi imelik asja, tegelikult või kummalisem. On küll, meil on poes müügil ka. Ja praegu muidugi kreeka veinide kvaliteet läheb üles kõva hooga. Paraneb väga. Kallas on niisugune järsk, kõrge, kivine ja orienteeritud päikese suhtes niiviisi, et need päikesekiired langevad 90-kraadise nurga all, eks ole, sinna maa pinnale, nii et kogu päikese valgus tuleb sinna selle viinamarja põõsaste peale. Muud taimed kõik kõrbevad ära seal, aga siis Syrah annab seal väga hästi jõulisi ja tugevaid veine. Ja Austraalias, kus on ka väga palav, seal on see viinamari ka kohanenud hästi ja praeguseks on see Syrah Austraalias kõige enam kasvatatav punane viinamari üldse. Ja Austraalia kõige parem vein, mida loetakse ka tegelikult kogu lõunapoolkera kõige paremaks veiniks, Penfolds Grange, on valmistatud ka sellest Syrah viinamarjast 100%. Jacob's Creek on mingisugune rämpsvein? Ei, Jacob's Creek on kaubamärk ja ta on tohutu suur kaubamärk. Ta on tegelikult Inglismaal kõige enam müüdav Austraalia vein üldse ja ta on terve Austraalia riigi vist kõige suurem ekspordiartikkel on see Jacob's Creek. Aga seal tehakse väga erinevat taset, eks ole, see, mis on, ütleme, meil supermarketites müügil, need ongi supermarketi veinid, aga väga head supermarketi veinid. No see 555 on ikka väga jõle. See on väga tibendoben, just nimelt, eks ole, aga see ei ole kaugeltki veel Jacob's Creeki tipp. Sinna on tipune veel tükk maa. Nad teevad väga erinevaid asju. Et neil on ikka, Centenary Hill näiteks on ikka niisugune komp, et limpsid kuuled puhtaks pärast. Nii, ma lasen siit. Austraalia veinid on sellised jõukohased, et ta teeb nii välja. Austraalia on selles suhtes hea maa, et Austraalia ju avastati millal, eks ole, kuskil seal 17. sajandi lõpus alles, eks ole, midagi.
et ja esimesed Austraalias endas viinamarju ei kasva. Esimesed viinamarjad istutasid sinna Euroopast välja rännanud inimesed. Need olid anglosaksi päritolu, enamasti sakslased, istutasid sinna esimesed viinamarjapõllud ja hakkasid seal veini valmistama. Aga muidugi seal oli palav ja sellepärast oli Austraalias oli ka probleem selles, et viinamarjad küpsesid üle ja korralikku veini seal ei saanud ja oli üleüldine seisukoht, et Austraalias niisugust korralikku kuiva veini valmistada ei olegi võimalik. Et Austraalias tehti põhiliselt niisugusi kangustatud portveini tüüpi veine. Üleküpsenud marjast, eks ole, lisati sinna alkoholi juurde, eks ole, ja niisugused veinid olid põhiliselt veinid, mida Austraalias tehti. Ja niiviisi kestis see asi kuni 1960. aastateni, mil California Davise instituudis leiutati üks niisugune vigur, mida nimetatakse kontrollitud fermentatsiooniks, ehk siis käärimistemperatuuri kontroll. Esialgu siis kasutati niisugusi